meel, et te olete suutnud oma aiatööd jätta selleks 1 tunniks või natuke enamaks. Et tulla siia kontserdile, sest ega nii kaugeid külalisi meil ka tihti ei käi. Aga ma annan neile külalistele endale sõna, et nad saaksid ise endast lähemalt rääkida. Tere, kallid kohalviibijad! Rõõm on teid näha nii rohkearvuliselt ja meil on häbemata palju ühist. Me oleme mõlemad piiriäärsed. Kui teil on Läti siinsamas nurga taga, siis meil on täpselt niisama piiri ääres Rootsi, ainult meil on suur tükk lagedat vett vahel. Aga no vesi ei ole kunagi midagi lahutanud. Vesi on tegelikult see, mis ühendab. Ja täna siis esinevad teile Kihelkonna ja Lümanda valla, mitte kõik taidlejad, tegelikult 2 tantsurühma. Kihelkonna Rukkilill, mis on memmede tantsurühm, sealpoolt praegu saate vaadata, ja Lümanda Mõnusad, nendel on mehi ka. Nad on seda jagu jõukamad. Aga seda, mis te meil seljas näete, need on täiesti autentsed, täiesti ehtsad Kihelkonna rahvariided. Mõnusatel vanemad, see Kihelkonna must plisseer ja kui te olete nüüd tantsupidude ülekandeid vaadanud, siis meil on tohutult palju asumaid, sest seda Kihelkonna musta plisseeri kannavad isegi Lääne-Virumaa omad. Ja siis memmedel on memmed, hoiavad oma noorust sügavalt meeles, memmedel on Kihelkonna tegelikult algselt olnud truudiseelikud. Need Kihelkonna triibulised, mis on natukene uuemad. Ja sellega lisaks sellele on meil kaasa võetud, ma ei tea, kas teil oli see Lootuse linnu teie kontsert või mis selle teise poole nimi oli, aga igatahes see möödunud aastal Eesti, ütleme, uustulnukaks ja nõnda edasi saanud laulteele vanem vend, kes laulma õpetas, laulab teile ja ühte-teist veel pihta hakkame sellega, et üks meiega kaasas olev meie pensionär Liide Heinam loeb teile luuletuse sellest, kuidas Mandrimaa neiud Saaremaale tulid ja kuidas nad sinna ka jäid. Head kontserdi nautimist!